Tere! Väike videotervitus siit, kus me oleme ema. Liigume kuskile allapoole, enne just oli see häire. Jah, häire. Aga me ei leidnud, kuhu minna, seetõttu liigume me edasi. Ja, liigume edasi. Nagu alati, nagu voolav tee. Ja, õige kõnnin mööda voolavat tee. Kõndisime emaga keset tänavaid tõepoolest ja tuli esimene see häire. Ja pean ütlema, et minu süsteem on küll natukene häires, on tunda, et palju teravam selline adrenaliin jookseb peres, sellepärast, et sõdurid ja mundris ja relvadega mehed on igal pool. Või tähendab see piirkond, kus me oleme, seal on lihtsalt palju selliseid valitsusasutusi, kus on kõrgendatud julgeolek. Aga me liigume praegu siis World Cleanup Day kohtumisele, et panna paika plaan, milles meil on ka siis oma osa ja näeme juba järgmises lõigus või plokis. Tšüss! Добрый вечер, народ, водяных птахів. Tere õhtust, veelinnurahvas, siin pool otse reportaaž Kiievist. Kesklinnast siin minu kõrval on minu ema ja meie tuleme kust kohast? Erinevast. Kes tuleb Hispaaniast? Me käisime täna. Ei, ma räägin sellest õhtusest videot. Okei, me käisime, kus me käisime? Me käisime ühes toredas Ukrainskaja restaurante. Jah, just. Restaurant en français. Ja mis me tegime seal? Me kohtusime siis toredate organiseerijatega, kes seda üritust organiseerivad. Sündmust, meil on sündmused. Ja, just, et seal on ka Amerikast ja Ukrainast siis ja Eestist. Maailma koristuspäevast on siis jutt. Just. Kui te veel aru ei ole saanud. Ja, just, et me sõime väga maitsvat toitu. Oi, see oli tõesti imeline kalasupp. Ja kala, ja. Ja kala ja siis oli mingi muffin ja salat oli ka väga mega ja nii stiilne koht, lihtsalt nii ilus, kõik olid nii ilus. Ja vahepeal helisesid sireenid, mis tähendas seda, et peab kuskile minema, ei tähendanud. Aga ukrainlased ise ütlesid rahu, kõik on hästi ja me ei jooksnud mitte kuskile. Ja meil on äpp nüüd. Ja meil on äpp, mis meid öösel tõenäoliselt... Ei, täna öösel magame. Me leppisime kokku. Täna öösel droonid ei lenda. Jah. Pommid ka. Ja, aga eile oli lennanud väidetavalt. Jah. Et need tehnikapoisid ja siis me kohtusime, kes meil oli. Meil olid tehnikapoisid, seal oli Kaarel, Fred ja Martin. Mul jäid väga hästi nimed. Ma ei laulnud täna neile, aga mul jäid ikkagi meelde nimed. Ja siis oli Heidi oli, kes on siis World Cleanup Day president. Siis oli seal Ukraina päritolu Odessast pärit tüdruk Maria, temaga me leppisime kokku, et varsti saab sõda läbi ja siis ma õpin ukraina keele ära, sest et minu prantsuse keele see kursus loob uue mudeli, kuidas keelt õppida hästi lihtsalt ja siis teeme kontserti seal Odessas. Ta rääkis väga huvitavat lugu, et kuidas see Odessa on sündinud. See on ehitatud niimoodi, et see oli vist 18. sajand, inimesed, kes siis läksid sinna, ehitasid nagu kaevasid kaevu, aga nagu mitte veekaevu, vaid lihtsalt kaevasid nagu kaeviku või nagu siuke kaevu ja siis kõik see muld, mis sealt tuli, issand. May the force be with you. Attention, the air alert is over. Vot siuke asi. Thank you. May the force be with you. Ühesõnaga, see on seda adrenaliini on küll rohkem kehas siin, et tõesti olge tugevad Ukraina inimesed.
siin ei ole nagu, no ütleme niimoodi, inimesed on suht chill'id, ilmselt ära harjunud sellega, aga see on natuke veider ikkagi, et see on uus normaalsus. ja tegelikult ikkagi nagu kiirabid ja sõidavad, et tõenäoliselt siin läheduses, eks ju, ikkagi neid accident'e juhtub, et see on siin ümber ja see on nagu reaalsus, et see ei ole siin nali. Aga ühesõnaga Odessas on siis maailma kõige pikim katakomb. Prantslased siis käisid seal Odessas ja nimetasid, et need on katakombid. Ja siis seal on üle 3000 kilomeetri katakombe ja ühesõnaga kõik sellest siis kaevikute sisust või nende kaevude sisust on ehitatud majad, mis siiamaani kestavad. See oli ikkagi enne, see oli mingi 16 sajand. Mul see info läks kaduma, ühesõnaga peab järgi vaatama, aga väga põnev. Siis meil oli seal National Cleanup Day, mis on siis nagu looduspaikades, nagu suurtes parkides. Bill, kes on käinud ka Vietnami sõjas ja kes on mingi teisest galaktikalt pärit. Ja üle 70-aastane inimene, väga lahe. Ja siis oli Julia ja siis oli ka Marit. Julia oli ka kohalik ja Marit on siis Eestist sotsiaalmeedia poole pealt. Ja vot siis meil homme on proov, paneme kõik ukraina keeles laulma ja siis me otsustasime selle ära, et vist otsustasime ikkagi ära, et ma teen laivis koha peal, laulan. Me veel täna uurime, et äkki ikkagi oleks mõistlik, et äkki igaks juks tuleb see sireenid ja asjad ja kuskil hakkavad mitte võib-olla need šahheedid, aga pommid lendama, et siis see üritus, et ikkagi saaks toimuda, oleks. No, et minu laul ja et minu laul igaks juhuks on, et mu laul on nii ilus, on ju, et see võiks ikka olla. Aga noh, seal on see, et ma pean siis ikkagi lip-synkima, et siis see rahupalve sünnib enne, aga mul kuidagi praegu on see autentsuse koht ikkagi, et ma väga sooviksin, et see saaks seal koha peal, et ühesõnaga selle me veel otsustame, et lihtsalt peab ilmselt Püha Ema loodusega kokku leppima, et hoida ruumi selleks ajavahemikuks, et ei tule mingit sireeni või mingit asja. Ühesõnaga ja siis kas meil on midagi veel jagada või? Mis sinul oli mingit põnevat infot, see Heidi on täiesti maagiline, et on väga lahe. Ja, me oleme. Ja emme ja Heidi töötasid koos kunagi, tuli välja. Ja me läksime peaaegu samal põhjusel ära, miks mina ja siis ära läksin. Miks te läksid ära? Sellepärast, et uus juhatus tuli, kes meil ei sobinud, sest need väärtused enam ei olnud need, mis meil sobinud. Sellepärast on väga oluline, et väärtused ikka klapiks. Õnneks meil siin Linnulaines on sellega väga hästi. Aga head õhtut siis ja näeme rahulikku ööd, teeme aga hästi seal Veelinnu rahvamaal hingemaal. Olge õnnelikud ja olge õnnelikud ja kommenteerige, likeige. Share'ida pole vaja selles mõttes, et me siin teeme nagu vaikselt oma asja, aga ühesõnaga ma panen postituse ka Instagrami ja Facebooki, mis kajastab nii-öelda avalikkusele seda infot, et siis saate kõik laupäeval heliseda kaasa ja laulda ja oma kohtades ja kuulata ja teeme niimoodi. Tšüssi, tšüss!